Rahaline eesmärk ettevõtluses ei ole ainult number, vaid otsus, millist elu sa tegelikult elada soovid. Selles videos jagan ma sinuga 5 olulist mõtet, mis annavad sulle teise vaatenurga sellest, miks on oluline peale rahaliste eesmärkide seadmise oma ettevõttes vaadata ka natukene sügavamale ja natukene kaugemale sellest rahalisest eesmärgist. Tere tulemast, mina olen Mari-Liis Lukk, ma olen veebikoolitusäri strateeg ja mentor, sertifitseeritud lahenduskeskne coach ja 3 lapse ema. See video on mõeldud eelkõige naisettevõtjatele, kes siis soovivad enda 2026. aasta eesmärke panna paika rahaliselt oma ettevõttes. Tõenäoliselt oled sa seda juba teinud, aga kes soovivad aru saada ja peale rahanumbri ja käibe ja kasumi oma ettevõttes kasvatada ka ja arendada nii iseennast, oma äri kui ka oma kliente. Nii et see video on mõeldud just sulle. Hakkame pihta. See, et igas ettevõtluses on olemas rahaline eesmärk ja see absoluutselt peaks olema seatud. Loodetavasti oled sa seda tänaseks juba teinud, sõltub, millal sa vaatad seda videot. Aga see on must be. Ilma selleta ma ei saa, sest et kui meil ei ole ettevõtluses eesmärki, rahalist, numbrilist, mingit mõõdetavat eesmärki, siis tõenäoliselt me selles äris väga pikalt ei toimeta. Küll aga ja teine pool siis, et sa ei saa tegelikult oma äri juhtida, kui sul ei ole neid rahalisi eesmärke, sa ei saa kasvada, sa ei saa otsuseid teha. Ja mis nüüd see teine pool, mida on väga-väga oluline vaadata, on see, et pannakse lihtsalt üks number. Ilma, et keegi küsiks, mida see number tegelikult sinu elus muudab. Ja ma hakkangi kohe täpsemalt lahti jagama, aga põhimõtteliselt minu sõnum on see, et kui sa sead oma ettevõttes rahalise eesmärgi, oletame näiteks, et see on 6-kohalise käibega ettevõtlus, minu kontekstis siis nii-öelda minu klientide kontekstis, et ma aitan siis klientidel luua 5-6-kohalise käibega veebikoolitusäri, siis selles kontekstis on, kui see 6-kohaline on näiteks 100 000, siis 100 000 on lihtsalt number. Ja me hakkamegi vaatama neid mõtteid ja punkte, mis siis tegelikult selle rahanumbri taga on. Ja see ongi siis tegelikult otsus, kuidas me soovime oma igapäevast elu elada. Esimene mõte sulle siit kaasa, et raha või rahanumbri selline seadmine, see ei ole absoluutselt probleem, see on vajalik, aga väga oluline on see, mis on selle rahanumbri tähendus. Ehk et eesmärgina rahanumbrit seada absoluutselt väga-väga vajalik, nagu eelnevalt ka ütlesin. Aga mis probleem on? Kui me seame ainult rahalise numbri oma eesmärgiks ettevõtluses, siis on fookuses ainult raha. Ja kui raha on ainult fookuses, mis siis tegelikult juhtub? Juhtub see, et su fookus läheb ainult rahale ja kaob ära tegelikult see sinu sügavam miks. Miks sa seda üldse teed? Milliseid kliente sa tahad? Millist elu sa tegelikult igapäevaselt soovid elada? Milliseid tooteid, teenuseid sa üldse tahad pakkuda? Ehk et minu jaoks isiklikult ongi see, kus on ainult see raha taga, kus on ainult see rahaline eesmärk, ongi minu jaoks tegelikult ettevõtted, kes pakuvad tervist kahjustavaid teenuseid,
on need siis tubakatooted, alkohol, ma ei tea, kasiinod ehk et kõik tooted, teenused, mis tekitavad tegelikult, mis hoopis kahjustavad inimesi ja tekitavad sõltuvuskäitumisi. noh, lihtsalt selline näide, et minu jaoks on need lihtsalt rahalised, mul on isiklikult väga keeruline seal mõista missiooni taga. et miks peaks olema kellegi missioon aidata inimestel rohkem alkoholi tarbida, onju. et noh, nagu lihtsalt näide, onju. et aga eesmärk ei ole täna, noh, tähendab, nendeks ongi lihtsalt teistsugused inimesed, mina see inimene ei ole. mina ise loon inimestele väärtust, naistele väärtust ja toetan ka naisi, kes omakorda loovad oma toodete-teenustega väärtust ehk et selle rahanumbri taga on hoopis midagi sügavamat. ja võib-olla see esimene küsimus iseendale ongi, et miks üldse näiteks see aastane käive ja kasum, mida sa soovid oma ettevõttes saavutada, miks üldse sulle oluline on, miks sa seda tahad? sellepärast, et kui sa ei tea seda miks'i, siis mis hakkab juhtuma, ongi see, et fookusesse tuleb ainult rahanumber. sa paned fookuse ainult sellele rahanumbri teenimisele. võid kaotada ära nii-öelda selle ajataju ehk et noh, kuna number on vaja kätte saada, siis sa lihtsalt, ma ei tea, näiteks teedki 16-tunniseid tööpäevi ja saadki selle rahanumbri kätte, onju, aga see ei ole ju see eesmärk. ja see, kui jah, äri on meie elu osa, ettevõtlus on meie elu osa, nii nagu ka töö, palgatöö, mis iganes see on, onju, mida sa siis vahetad nii-öelda see aeg, mida sa vahetad raha vastu. aga me ei saa nii teha, et äri ja ettevõtlus hakkab meie elu juhtima, vaid see peaks ikkagi olema vastupidi, et meie ise juhime enda elu ja ettevõtlust ja need peaksid käima käsikäes. teine mõte sulle siin, et selline näiteks sama rahaline eesmärk võib tähendada täiesti erinevat elu. kui ma toon sulle eesmärgiks, et on näiteks, ma ei tea, Mari ja Kati ja mõlema eesmärgiks on 2026. aastal luua, nad on hetkel viiekohalise aastakäibega ettevõtjad ja nende eesmärgiks on liikuda edasi järgmisele tasemele ja saavutada aasta lõpuks kuuekohalise käibega ettevõte. minu kontekstis siis veebikoolitusäri, onju. ja kui me võtame Mari ja Kati, siis ütleme, et oletame, et 31. detsember vaatavad mõlemad otsa sellele, et jah, number sai saavutatud, aga see, kuidas nad ennast tunnevad ja kuidas nad seda aastat meenutavad, võivad olla täiesti erinevad. toon lihtsalt näite, näiteks Mari on see, kes 31. detsember meenutab seda aastat ja on totaalselt väsinud, magamata, närviline, kaotanud enda ümbert võib-olla sellised kallid inimesed, perekonnas on konfliktid, lastega suhted ei ole head. ta on totaalselt üle väsinud, ta ei suuda enam mõelda selgelt, mida ta tahab uuel aastal üldse luua, keda ta tahab toetada, ta ei tunne enam sellist ühendust enda klientidega ehk et ta on totaalselt kas läbi põlenud või läbipõlemise äärel. aga ta on saavutanud kuuekohalise käive, ta on numbri eesmärgi saavutanud. ja teine on siis näiteks Kati, kes on saavutanud kuuekohalise käibega eesmärgi oma ettevõttes. Kati on jah, võib-olla pisut väsinud, aga Kati saab aru, et ta on teinud seda piisavalt mõistlike töötundidega. ta ei ole teinud 16-tunniseid tööpäevi. ta on selle käigus leidnud aega iseendale, hoolitsenud iseenda eest, pühendunud oma lastele, perele ja ta on nii-öelda žongleerinud selle vahel, et fookus ei ole olnud ainult sellel rahanumbril, selle saavutamisel, vaid
ta on elanud ka ikkagi oma täisväärtuslikku elu ja pakkunud seda ka oma klientidele, ta on olnud olemas oma klientide jaoks. Võib-olla ongi see, et tal on olnud vähem kliente, aga kõrgem hind ehk et kliendid on olnud rohkem pühendumad ja valmis rohkem tema personaalse toe eest maksma. Ehk et siin võib olla kaks täiesti erinevat vaadet ja see on ülimalt oluline mõista ja enda jaoks ka ära kirjeldada, millist elu ma tegelikult soovin, kui mul on selline rahaline eesmärk ettevõtluses. Ja siit edasi tegelikult need on kõik, need mõtted on kõik omavahel seotud ehk et see kolmas mõte, raha ei loo vabadust, kui sa ei ole oma elu, oma unistuste elu, seda soovitud elu läbi mõelnud, oma elukorraldust. Et noh, see ei tähenda automaatselt ju vabadust, et kui me oleme nüüd ettevõtjad ja kui meil on nüüd selline piisavalt suur sissetulek, võib juhtuda niimoodi, et mis väga tihti on, kui me müüme üks-ühele oma aega, ainult üks-ühele oma aega või me müüme seda ainult offline'is, see on siis inglise keele väljend, eesti keeles siis, et meil ei ole näiteks üldse mingit veebipõhist tagalat, siis noh, tegelikult mis väga tihti juhtub naisettevõtjatega, et neil ongi nii palju töötunde, nad ei jõua pidevalt ise nagu kohal olla. Aga sa ei saa ju lõputult hinda tõsta, on ju. Et siis ongi see, et sa müüd ainult oma üks-ühele aega, ükskõik, kas sa siis palgatöötajana või ettevõtjana, aga üks-ühele aja müümisele on alati lagi. Selle kohta ma teen siia ka peagi uue põhjalikuma video, mida sa saad siis lähinädalatel kuulata. Kui sa oled minu uudiskirjalistis ja sotsiaalmeediakanalites, siis ma annan sulle sellest ka teada. Aga jaa, et ka ettevõtluse poole pealt, et suurem rahaline eesmärk võibki tuua selle, et sa lihtsalt teed rohkem tööd. Aga see ei ole ju see. Eesmärk peaks olema kas siis sama või vähema tööajaga saavutada nii-öelda see kõrgem ja suurem rahaline eesmärk. Lisaks, kui mõelda siin elukorralduse koha pealt, et mida see tähendab seda, et okei, oletame, et ma saan maksta nagu, et sa saad endale nüüd maksta see aasta rohkem palka. Võib-olla saad üldse esimest korda elus endale palka maksta, on ju. Aga sa saad maksta rohkem palka, näiteks saad lubada endale suurema kodu. Aga sellega kaasnevad jälle ju omakorda nii-öelda sellised kohustused, mured. Noh, kui mina võtan enda nagu seisukohast, väga tore, tahaks suuremat kodu, on ju. Suurema kodu puhul on see, noh, tõenäoliselt on suurem pangalaen, tõenäoliselt on suurem pind vaja koristada, on ju. Tõenäoliselt on vaja uut mööblit, kui me räägime majast, aiad, noh, kõik asjad ehk et see omakorda millegi rohkema ja suurema tahtmine tuleb väga selgelt läbi mõelda, et noh, kui ma võtangi selles nagu kontekstis, et noh, järelikult see on see, et kui mul on suurem kodu, siis ma võiksin panna endale ka mõttesse, et okei, äkki ma saan siis või noh, et ma soovin siis lubada ka koristusteenust endale mingi aja tagant ehk et, aga see maksab, on ju, mis tähendab seda, et ma pean selle raha teenima. Ehk et need on juba sellised toredad nii-öelda heas mõttes tegelikult tänapäeval ma ei ütleks, et luksuslikud, vaid need on nii-öelda sellised heaoluteenused loomulikult, aga kui me räägimegi 6-kohalise käibega ettevõtlusest, siis see ongi see elu, mida ma elada soovin. Mina soovingi, et mul oleks iga nädal keegi inimene, kes aitab mul teha mingit sellist tavakoristust näiteks, on ju, ja näiteks kord kuus suurpuhastust, on ju. Mu ideaalis on ka, mida siis see 100 000 mulle võimaldaks. Võib-olla see võimaldab mulle 2 korda nädalas palgata kedagi, kes teeb mu perele tervislikku toitu, on ju. Noh, need on minu unistused, sinu omad võivad olla teistsugused, aga mõtle sinna taha, mida see rahaline eesmärk, millist elu ta sul võimaldab elada. Et noh, ja näiteks suurem nii-öelda rahaline sissetulek võimaldab mul valida, puhata
absoluutselt kõikidel laste koolivaheaegadel. võib-olla see võimaldab mul reisida kõikidel koolivaheaegadel, et noh, mis iganes mina nagu soovin. see võimaldab mul võtta vaba päeva, see võimaldab mul näiteks kord nädalas massaažis käia, võib-olla koju endale massöör tellida. no mis iganes kõik see on sinu elus, siis mina rääkisin siin mõningaid enda elu ja ka minu selliste klientide unistuste näiteid, on ju. Võta see hetk ja pane endale kirja, mis on tegelikult selle käibe rahasumma taga. ja kaks viimast mõtet veel sulle siia, et et kui me nüüd see neljas mõte oli see, et rahaline eesmärk mõjutab ka tegelikult meie igapäevaseid otsuseid. ehk et absoluutselt ettevõtluses sea see rahaline eesmärk, see on väga vajalik, sest väga paljud ka ei sea seda ja teevad just vastupidi, enne loovad selle elu ja ei pane sinna noh nagu kuidagi seda, mitte et enne loovad elu, vaid et üldse pole mingit rahalist eesmärki. noh, vaatame, kuidas läheb, kas loob ära. no minu hinnangul see ka ei tööta või minu kogemusel. aga siin on ka hästi oluline see, et rahaline eesmärk mõjutab ka meie igapäevaseid otsuseid. näiteks see mõjutab ka seda, kellele sa ütled igapäevaselt jah, kellele sa ütled ei, milliseid kliente ma vastu võtan, millise hinnaga tooted ma müün, tooteid-teenuseid ma müün, kuidas ma hinnastan üldse enda tooteid, kui palju ma väärtustan enda seda üks-ühele aega. selle jah ja ei ütlemisega ongi see, et minu kogemus näitab seda, et mida suuremad ja ambitsioonikamad rahalised eesmärgid ma endale sean, seda rohkem hakkan ma ütlema ei, sellepärast et mul on fookus paigas. mul on paigas, ma tean täpselt, mida ma tahan nii rahasummaliselt kui ka sisuliselt. ma tean, millist elu see mulle võimaldab. ma tean, milliseid kliente ma tahan, milliste klientidega ma tahan koos töötada, milliseid kliente ma tahan toetada. siis see annab mulle võimaluse öelda väga enesekindlalt, et ei, tänan, suurepärane pakkumine, aga hetkel ma ei soovi seda. see annab mulle öelda ka klientidele, kellega võib-olla ma nagu justkui ei tunne seda kontakti, on ju, et ma saan ise valida enda kliendid. see saab öelda ka, see annab mulle ka võimaluse näiteks suvel mitu kuud lastega koos suvevaheaega veeta. kui paljudel see võimalus tegelikult on. eelmise aasta suvel ma olen väga-väga õnnelik, et me saime, ma arvan, et üks selline 1,5, 2 kuud oli selline, kus ma natukene tegin mingeid asju, et ise ma tahan ka teha selles mõttes, et ma ei ole selline jalad seina peal lesija, aga väga mõnus oli lihtsalt nii-öelda omas tempos rahulikult endale sobival ajal ja päevadel toimetada. nii et ja jätkuvalt ütlen ei ka väga ägedatele koostööpakkumistele, nii et see on see koht, et ma saan seda täna lubada, küll aga on aegu, mil mina oma ettevõtluses ja äris ei ole saanud seda endale lubada. ja viimane mõte sulle, et tegelikult kõikide nende rahaliste eesmärkide taga on ju üks soov. ja selleks sooviks ongi see, et millist elu sa tegelikult elada soovid. raha on seotud, mis on sinu jaoks raha seotud, on ju. üldiselt enamus inimestel on ta seotud turvatundega, rahuga, valikuvabadustega, üldse vabadusega. ja võtagi nüüd see hetk ja kirjelda ära enda jaoks üldse, miks on sulle nii-öelda raha oluline. kirjelda ära, millist elu sa soovid elada. ja nüüd vaata nüüd enda seda ettevõtluses ärilist eesmärki ja vaata, millist elu see rahaline eesmärk võimaldab sul elada. ma toon kohe, minul on see seina peal ilusasti kirjeldatud, ma toon kohe ühe sellise väikese lipiku, kus mul on kirjeldatud iseenda jaoks mõned sellised märksõnad ja ma jagan neid sinuga. et näiteks mul ongi siis seatud rahaline eesmärk. mul on seatud rahaline eesmärk ja ma olen kirjutanud siia märksõnad. vabadus, enesekindlus, inspireerimine, ekspertsus, investeerimine,
oma ala proff-reisimine, avalikud esinemised, pereaeg, heaolulaagrid, no siin on see lipik on ju, heaolulaagrites osalemine, kahekesi aeg partneriga, lastega, elamused perega, reisid perega, iga lapsega reisimine, kahekesi aeg, kodused heaoluteenused, teenuste lubamine. Siin on sellised erinevad märksõnad, mida ma ka varem olen nimetanud, ehk et see on mul silme ees ja see lipik asub kohe sellise rahalise eesmärgi kõrval. Nii et soovitan ka sul, sul see tund-paar võtta ette, sellepärast et kui meil on omavahel ühendatud nii-öelda see loogika, meil on ju nagu kaks ajupoolkera on ju, üks on siis loogiline, teine on emotsionaalne. Ehk et mina näen, et need toimivad kõige paremini, kui meil on see rahaline eesmärk ettevõtluses, see on see loogika pool ja, ja teine pool on siis see, et meil on seal taga ka see päriselt see tunne ja see soov, kuidas me tahame luua sellist rahalist eesmärki ja mida see meile tegelikult annab. Ehk et nagu ma alustuseks ka ütlesin, et rahaline eesmärk ettevõtluses ei ole ainult number, vaid see on otsus, millist elu sa elada soovid. Ja kui sa tunned, et sinu nii-öelda rahaline eesmärk ja selline see, millist elu sa tegelikult soovid elada ehk et ettevõtlus ja elu, et need ei ole omavahel kooskõlas või soovid siit inspiratsiooni, tuge, teisi mõtteid juurde, siis kutsun sind tasuta selguse kõnele. selle link on siin all videos kommentaarides. Ja kutsun sind ka mulle siis kirjutama siia alla ka kommenteerima, mulle võid ka eraldi kirjutada, et milliseid mõtteid see video, need sellised mõtted sulle tekitasid, nii et ootan sind selguse kõnele ja, ja aitäh, et olid kaasas ja vägevat siis sellist uue aasta eesmärkide loomist. tšau, Kaka.